Teile tulemast tagasi jõululapsed ja täna teeme videot, mida on palutud päris palju. See on minu kostümeeritud LPS-ide kollektsioon. Või noh, kõik minu kostümeeritud LPS-id. See on see, mis see video on. Siis ma näitan teile kõiki oma kostümeeritud, mitte kõiki, aga enamus oma kostümeeritud LPS-e. Ma ei näita nagu kõiki neid teemoneid, mis mul mineviku peegelduses vaja on ja ma ei näita ka neid tõesti vanasid ja koledaid. Ja ma ei näita ka neid kostümeeritud LPS-e, mis teised inimesed on mulle kinkinud. Nii et jah, alustame siis. Ma näitan teile tegelikult kõigepealt neid, keda te olete juba näinud. Nii, siin on siis Eliin. Ta on minu sarjast. Jah, ta on natuke nätsu veel siin, kuna ma võtsin just ta mõõga ära. See on mõõga, see on tavaliselt tal peal. Ja kõige raskem tema tegemise juures olid kindlasti silmad, kuna jah, võib-olla te võiksite arvata, et nagu neid mustrit ja seda on raske teha. Siin on ka tegelikult see muster. Aga silmade tegemine oli kõige raskem, sest et nojah, need on vägagi teistsugused silmad. Ma pole ühel LPS-il varem selliseid näinud ka kostümeeritud LPS-idel. Noh, seda osa oli ka natuke tüütu teha, aga jah, silmad olid kõige raskemad ja see LPS on põhjus, miks mu ema ei taha väga mu sarja vaadata, sellepärast et ta arvab, et need on tulnud ka silmad ja ta vihkab neid. Ärge heitigi mu ema, talle võivad meeldida ja mitte meeldida igasugused asjad, mulle meeldivad need silmad, nii et mind ei huvita. Siin on siis väike versioon Eliinist, tema tuleb järgmises osas. See ei olgu siin ka palju parem. Nii et jah. Noh, ma näitan teile veel ühte selliste silmadega LPS-i. Ja see pidi olema Chloe. See pidi tema teine vorm olema, aga ma mõtlesin ümber nii, et ma ei kasuta teda. Nii et ma tegin ta mingil põhjusel, võib-olla ma vahetan ta mingil hetkel, mingi teise LPS-i vastu, kui keegi tahab teda. Nojah. Nii et ta on samasugune nagu Eliin, lihtsalt teiste värvidega ja shortegat. Ja Eliinil on ka need siuke muster siin, seda ma tahtsingi varem näidata. Jah, siin siis ta on. Ja kui me juba räägime sarja tegelastest, siis ma äkki näitan veel ühte teist mineviku peegelduse tegelast. Nii, tema. Ta ei ole veel sarjas ka olnud. Ma ei ütle, kes ta on, aga ta on väga tähtis tegelane. Tema on esimene versioon, mul on tegelikult teine versioon ka temast. Jah, mu idee oli, et tal on ühe silma asemel selline lill. Algusest ei pidanud üldse sarjategelane olema, aga ma tegin ta sarjategelast, tal ei olnud alguses seda lille siin ja neid kristalle ja asju, aga no jah. Ja need ei pidanud olema elukristallid ja see on ka üks põhjus, miks ma täna muutsin, kuna mis asjad need siis on, kui need elukristallid pole. Kes ei tea, mis elukristallid on, vaadake mu sarja lihtsalt. Noh, ja siis kuna siit ei silma näha, siis ma pidin siia ka panema. Igastahes ta ei meeldinud mulle nii väga nii, et ma tegin ta uuesti. Ja see on nüüd minu peaaegu kõige viimane ja see on tema uuem versioon. Okei, ta on natuke pikk. Ärge pange seda tähele, see on mu valgustus. Ja see on tema uuem versioon siis. Ma sain sellise hästi laheda värvi, mis on nagu sädelev, nagu te siit näete. Ja seekord, kuna eelmisel, kui te märkasite, siis see lill nagu ei ole nagu silma sees, see nagu tuleks silmast välja. Nii et kui ma tegin tema, no god, no ta oleks lumiseks. Sad life. Nii et kui ma tegin teda, siis ma lõikasin ta silma tegelikult välja ja panin lille sinna sisse, et see näeks välja nagu lill, nagu olekski ta silma asemel. Aga no jah, mulle väga meeldib see sädelev värv. Ma ei tea mida kõrvade peale teha, need ei tulnud väga hästi välja, palun. Ärge kiusake mind. Nii, teda ma kavatsen kasutada oma sarjas. Ma mõtlesin, ma teeks talle tiivad ka võib-olla, aga no jah, ma ei teinud. Jah, ma loodan, et ta meeldib teile. Nii et ma näitan teile ma näitan oma draakoneid. Mul on hästi palju draakoneid. Alustame siis kõige tähtsamast. Jaa, ma ütlen nende nimed ka. Selle eelmised lihtsalt ei ole nime. Või on? Ei, teil ei ole nime. Okei, draakonite nimed mul ei ole peast, nii et vabandage, ma pean oma vihiku võtma.
see on siis sinine draakon ja tema nimi on Aquamarine. Aqua lihtsalt lühidalt. Kõikide minu sarja draakonite nimed on pandud kristallide järgi. Näiteks on üks sinine kristall, mille nimi on Aquamarine, nii et ta on sinine, nii et saate aru küll. Draakonitel on ruudukujulised elukristallid, sest et erinevatel liikidel ongi erinevate kujude ja arvudega elukristallid. Draakonite tegemine mul väga meeldis. Mul oli kunagi üks draakon, Lilla, ta oli kunagi mu maskott, aga ta oli fake LPS. See ongi vist see ongi see Lilla draakon. Ma kavatsen mingil hetkel osta ka päris draakonid, aga kuna päris draakonid, nagu päris LPS draakonid on ainult 3 ja need on kallid, siis ma tegin ise. Ja need on muidugi, kõik minu kostümeeritud LPS-id on fake LPS-id, nagu fake LPS base'id. Ainuke, kellel on originaal LPS, on tema, keda ma just näitasin ja see on lihtsalt sellepärast, et see originaal LPS oli lihtsalt nii halvas olukorras, et teda ei saanud kasutada, nii et jah. Siin on esimene. Ma näitan neid tähtsuse järjekorras. Nii, ma proovin mitte seda sädelust puudutada, kuna mul on hästi halva liimiga need sädelused pandud. Ja siin on järgmine, tema nimi on Hematiit. Jälle kristalli järgi pandud ja mul ei olnud halli seda, nii et ma panin helesinise ja ma arvan, et see sobib isegi paremini kui halli oleks sobinud, mis asi ta siin on. Nüüd jah, siin on tema. See video tuleb kinda pikk, sest et mul on neid päris, nagu te näete, mul on väga halb liim, nii et see igal pool on sädelus ja sellepärast ma ei taha seda puutuda ka. Igastahes siin on Hema. Nii, järgmine on tema ja tema nimi on Opaal. Oli Opaal või? Minu meelest oli jah Opaal. Nii, ja Opaalil on samuti mitte must elukristall, vaid lilla. Ja see on sellepärast, et kui ma musta pannud, siis oleks piisavalt hästi nagu välja paistnud, nii et ma panin lilla hoopis. Siin ta on. Täpselt nagu teised draakonid. Ülemine osa on sädelusega ja see on muidugi inspireeritud, sädelusosad on inspireeritud päriselt best draakonitest. Et jah, aga draakonitel on sellised huvitavad silmad, mis ma olen näinud teistel kostümeeritud LPS-idel, see pole minu idee. Ma ennem ei öelnud seda, silmi oli huvitav teha, ma olen igal draakonil on silmadel kasutatud 2 värvi, mida on kasutatud ka muidu. On muidugi must ja siis on see hall, mis on siin kohas, kui te näete. Nii et jah, teised 2 on nagu lisad, need ei ole nagu väga tähtsad tegelased, neil on ikkagi nimed. Nii, tema on kololiit. Ja tal on roheline elukristall, kuna mul vist ei ole valget, ma pole nüüd kindel. Nii väga ei meeldi tema. Sellepärast ei ole väga tähtis tegelane kategorid. Kaamera pealt on ilusam välja kui päris elus minu meelest. Ta näeb natuke lahe välja kaamera pealt. Üks asi, mis ma unustasin mainida, kus mul üldse tuli idee teha draakoneid. Tema ei olnud alguses sarja jaoks tehtud. Ma lisasin ta sarja tegelasena, kui ma mõtlesin sarja välja. Ma nägin ükskord unenägu, kus oli sinine hiiglaslik draakon. Ma tegin tema, kuna ma ei tea. Unenäod huvitavad. Võiks teha video, kus ma räägin oma unenägudest. Ma olen nii palju veidreid unenägusid näinud viimasel ajal. Siin on see draakon, kes meeldib mulle kõige vähem kohe kindlasti. Ta ei tulnud väga hästi välja. Ja ta on loosa. Mis ta nimi on? Marganiit. Tema nimi on Marganiit. Siin on lilla, kuna mul ei olnud loosat seda sädelust. Nii et see sädelus on lilla. Elukristalli toon väga ei sobi, ma oleks arvatavasti võinud heleroosa panna hoopis. Mul on heleroosa olemas. Igatahes pole väga hea, liigume edasi. Järgmine on LPS, keda enamus teist arvatavasti juba teavad ja see on minu versioon endast. Ma tegin selle LPS-i. Esiteks, miks ta on hobune, sellepärast et ma armastan LPS hobuseid. Ja ma tegin selle LPS-i siis, kui mul oli väike periood, kus ma värvisin oma juukseid 24/7 erinevaid toone. Nii et ma tegin ta lakka erinevate värvidega, kõik värvid, mis mul on olnud.
ja ma ei mäleta, et mul oli küll lilla mingil hetkel, kas mul oli sinine ka, ma ei mäleta, et mul oleks sinine olnud. Ja see oli mingi aasta, kus ma muutsin 24/7 sama värvi ja just värvi ja siis viimane oli punane, mis oli ka kõige kauem. Mu juuksed olid punased päris tükk aega. Ja sinised silmad ei ole selle lobusel lihtsalt sellepärast, et sinised silmad LPS-ide peal on populaarsed. Ei, mul on päriselt sinised silmad päris elus, nii et. Ja, fun fact, mul on sinised silmad. Haha. Mul pole vist. Ma olen seda LPS-i videos kasutanud, nii et ma näitan teda ka. Noh, ta oli minu juustuvagi tehtud videos. Nii, ta on suht vana. Tal on mingi must asi siin, ma ei tea, mis see on, kui te näete seda. Nii. Nii. Ta on, mis ta on. Okei. Nii. Ja nüüd näitan ma neid kostumeeritud LPS-e, keda ma pole videos näidanud kordagi. Vist. Nii. Ma olen enda Instagramis pilte teinud. Nüüd see on LPS, kelle ma tegin kõige viimati. Ja tema on minu viimane. Jah, lihtsalt siuke taks. Ilmselgelt vägagi inspireeritud sellest ühest LPS taksist. Mulle väga meeldisid need värvid, nii et ma tahtsin neid kasutada ja pruunid silmad on nunnud LPS-i peal, nii et nii. Ta on selline. Okei. Polegi mingit lugu temaga. Nii. Nüüd ma näitan. Mulle väga meeldib see disain, kus on nagu siuke udune värv, natuke niimoodi läheb alles kõrvade peale, saba peale. Noh, te teate, mingitel shortikättidel on see nii, et ma tegin selliseid paar tükki. No, 2 tükki tegin täna, jah. Tema nimi on She, nagu SHI. Mul sõber võttes selle välja, see on nime. Noh, ta on. Noh, ma mõtlesin, et mingi filmi idee, kus ta on nagu surmajumal. Kuna She tähendab jaapani keeles surma. Ma olen viib, okei. Me kõik saime aru juba ingel, jää vait nüüd. Jah, ma võib-olla teen seda filmi. Noh. Ja siin on tema väike versioon. Mul oli base. See on ka tegelikult originaal LPS, aga mulle kingiti see. See tuli fanmailist. Või nagu siis, kui ma käisin kokkutulekutel ja sain pakke, siis ta oli seal sees ilma nagu mingi muu värvita. Lihtsalt nagu base oli. Ja siis öeldi, et tehke temast kostumeeritud LPS, nii et siin ta on. Ma tegin siis sellise temast, tema selle She väikse versiooni. Jah, nunnu. Ja selles filmis, mis ma võib-olla teen, tema oleks siis elujumal või, ma ei tea. Jumalad on kõik nunnud tüdrukud, jah. Mul on brightness ikka veel väga kõrgel, seepärast. Noh, ta on siis lihtsalt kollane, ma ei tea. Kas surmajumal mitte must ei peaks olema ja siis elujumal valge, ma ei tea. See lihtsalt minu idee. Jah, ja mul on ka tema noorem versioon, mitte väike versioon, aga noorem. Mul oli see base, ma tahtsin midagi teha temaga, lihtsalt tegin nii, et ja kui te märkate, siis nad pole sama tooni. Need on enam-vähem sama, aga mitte täpselt sama ja ma avastasin seda alles siis, kui ma olin juba tema lõpetanud, nii et nojah, deal with it. Nii, mis ma veel saan näidata? Tema ma tegin nalja pärast, ei ole midagi tõsist, ta on arst. Tagumiku peal on tatoveering, mis ütleb I will help. Jah, kuna ta aitab. Võib-olla kasutan arstina kunagi videos, ma ei tea. Tal on siuke list ka siin. Ta oli täitsa naljaga tehtud, see pole väga tõsine. Mis ma näidanud pole? Ja nüüd tuleb jälle minu weeb setup. Mäletad, et ma ütlesin, et Joonahte taas on tegelane ja see on mu lemmiksari. Noh, ma tegin kõikidest peategelastest kostumeeritud LPS-id päris kaua aega tagasi. Noh, see on Joona. Ta kasutab vibu nii, et jah. Tegelikult nüüd ta on natuke aega kasutab mõõka ka, aga ma tegin ainult vibu, sest see on tema nagu põhiasi, põhirelv. Jah. Ta isegi meeldib mulle, ma ei tea kuidas, aga ma sain temale sileda pinna. Aga ma tegin sama punasega uuesti ja siin, kui te näete, siis ei ole silepind. Siin on nagu neid pintslijooni näha ja ma vihkan seda. Aga ma ei saanud nagu teise sarja tegelast oma sarjas kasutada nii, et ta on, mis ta on.
siis järgmine on hakk. Ma olen nendele lisanud ka asju ajaga. Näiteks ma lisasin selle kaelakee. Võin näidata. Ma lasin teha selle kaelakee. Ma lasin selle teha päris elus, selle sama kaelakee sellest sarjast, kuna see on mu lemmiksari, nii et ma olen siuke fangirl. Jah, temal on siis siuke suur asi, mida ma ei oska eesti keeles öelda. Nad võiks välja zoomida, et te näete kõrvuga. Selline ta on. Ja ülejäänud LPS-id on kõik sellest sarjast. Siin on Chiha. Jah, tal on tegelikult nagu riiete all igast nugasid ja asju. Nii et ma panin talle lihtsalt need nätsuga keha külge, nii et jah, don't charge. Endale rohelised juuksed, nagu te pilt näete. Tal on üks jalg draakoni oma. Kuna selles on üks jalg draakoni oma. See jalg pole väga hästi tehtud, nagu ma ütlesin, need on väga vanad. Mitte väga päris vanad, mingi 3 aastat või 2 aastat tagasi tegin need. Selles oli omad. Nii, siin on Sheena. Tal on siuke mask, kes tuleb ära. Tal on draakoni silmad, nii et jaa. See on siuksed suled taga, kuna selle maskil on mingid pehmed asjad taga. Mask on väga halvasti tehtud. Ärge kiusake mind, see ei lähe ka täiesti pähe talle. Kuna ma hoian seda lihtsalt niimoodi, et LPS-i ka näha oleks. Kuigi ma olen ainus, kes vaatab teda, nii et jah, see on tema. Siis, kus mu kiis on? Siin. Temal on üks käsi, parem käsi, on draakoni oma. Tema ei ole hästi välja tulnud. Nii et jah, ma ei näita teda väga palju. Okei, tema pole nii halvast. Kuna ma juba näitasin neid draakoneid, siis siin on Seno. Seda pole näha, aga siin on tegelikult muster peal. Jah. Pole väga hea. Ja nüüd mitte kõige viimane, aga eelviimane. Tema on June. Ja, tema on kõige halvemini välja tulnud nende seast. Nii et on kohutav, nii et. Ja nüüd viimane on siis ta on orav sarjas. Nii et ma kavatsen veel teha Swan ja Lili äkki. Kuidas ta öeldakse? Ma olen näinud nii Lilit kui ka Lilit. Ma pean nüüd vaatama. Okei, animalistis ütleb, et Lili. Aga ma olen ka kuulnud Lili, nii et nojah. Siis Lili ja Swan on võib-olla tegelased, keda ma veel teen. Võib-olla mingid veel, ma pole kindel. Need olid siis kõik minu kostümeeritud LPS-id siiamaani. Ma teen hetkel veel rohkem, nii et jah, näeme teid järgmises videos. Bye!